No nii. Lõpuks ometi sain mina ka Suhtekiski uue raamatu nüüd raamatu näol läbi loetud. Vau. Jah. Minu käest on küsitud nüüd viimasel ajal nii mitmeid kordi, et mida siis see Suhtekiskjad, mis raamat see on ja milles see on. Ja nagu ma varem mainisin ka, et ma ei lugenud isegi seda käsikirja täiesti lõpuni, ma jätsin selle pooleli, kui Marek mulle selle saatis, sest see tundus just selline asi olevat, mida ma tahan lugeda raamatust ja nüüd on see raamat läbi ja nüüd ma saan aru, miks me ka päriselt selle raamatu tegime, et kõigile, kes ei ole aru saanud veel, millest see raamat on, siis võin öelda, et see raamat on tehtud sellepärast, et praegusel ajal kõik inimesed ostavad pärast seda, kui on midagi hullu, rasket ja mingit jama nendega juhtunud või on väga vale inimesega kokku sattunud elama või siis ka deitima. Eneseabiõpikuid üritatakse toimunut juba parandada, uurida, mis valesti läks, miks see inimene just teie elus sattus, miks ta selline oli, siis vot see teeb teie elu palju lihtsamaks järgmisel aastal või ka selle aasta lõpus. Nimelt see raamat räägib sellest, milliseid inimesi just oma ellu mitte lasta, miks nendega mitte kokku saada. See õpetab teid ära tundma kõiksugu psühhopaadid, kõiksugu hullud, kõiksugu suhtekiskjad, kes tulevad ainult saama suhtest, mitte midagi vastu andmata. Nii et see on nagu mõnes mõttes meie kirjastuse ja Mareku poolt siis väikene jõulukingitus teile, et teha teie elu lihtsamaks. Et mitte siis nende orkide otsa sattuda, mida te hiljem võib-olla kahetsete, mida pärast tahate siis parandada. Nii et tehke oma elu lihtsaks ja selle aasta lõpul või järgmise aasta alguses siis Suhtekiskjad ja oi, kuidas ja mis lugemist seal sees on.